Alustame tundi. Tänane teema on joonevõrrand ja põhjalikumalt me võtame sirge võrrand. Ja teeme ülesanded, kui tekivad küsimused, küsige. Esimene ülesanne, et sirge läbib 2 punkti ja on küsimus, millised need muud punktid, kas nad on sellel sirgel või ei asu sirge peal. Muidugi me joonis ei hakka tegema. Me koostame sirgevõrrandi, kasutades punktid A ja B ja siis kontrollime iga punkt, kas asub sirge peal või ei ole. Mul on siin toodud. Valem ka. Kasutame seda valemi. See on siis x1, y1 ja see on siis x2, y2. Sirge selline. X miinus 0, miinus 1, miinus 0, esimene pool, teine pool, y miinus 8, 11 miinus 8. X jagame miinus 1-ga, y miinus 8 jagame 3-ga. Korrutame need risti. 3x. Tegelikult me võime selle miinuse panna siia, siis miinus 1-ga me see teine pool ei korruta, sellepärast, et me niikuinii pärast peame selle koefitsiendiga jagama kõik. On palju mugavam, kui y jääb ilma koefitsiendita, sest et joonevõrrand, sirge joonevõrrand üldkujul on y võrdub kx pluss b ehk y on üksinda ilma koefitsiendita vasakul pool. Siis y võrdub miinus 3x pluss 8. Ma vahetasin pooled ja tõin 8 vastupidi märgiga teisele poole. Niimoodi tegin. Siis meie sirge on y võrdub miinus 3x pluss 8. Kuidas me kontrollime, kas punkt G asub sirge peal või ei asu? G. Me paneme x asemel 1. G x koordinaat ja arvutame y. Y võrdub miinus 3 korda 1 pluss 8. Võrdub 5. See on selle G punkti y koordinaat. See tähendab, et G asub sirge peal. Samamoodi kontrollime ülejäänud punktid. Võtame x koordinaat. Arvutame y koordinaat. G y koordinaat on sama miinus 4, nagu me arvutasime. Siis või H punkt ka asub sirge peal. K y võrdub miinus 2,7 pluss 8, see on 5,3. Ka asub. Ka asub. M kolmkümmend miinus 8 on miinus 22. Ka asub. Huvitav ülesanne. Kõik punktid asuvad. Ja te saate aru, et ei asu, kui me arvutame y ja y ei lange kokku selle punkti y koordinaadiga. N miinus 3 korda miinus 4 pluss 8, 20. Ei asu. Vabandust, N ei asu. On ainukene siin, mis ei asu. Ja nii esimene ülesanne on meil tehtud. Ülesanne number 2.
On antud 3 sirget ja nad määravad päärikaupa lõikudes kolmnurka. Leidke selle kolmnurga tipud ja külgede täpsed pikkused. Paari kaupa me võtame üks paar, moodustame süsteemi. Y võrdub 3x. Me alati, kui 2 joont omavahel lõikuvad, need ei pea olema kindlasti ainult sirged jooned, võib olla ka mingi parabool või ringjoon, aga põhimõte on sama, et kui meil on 2 joont ja meil on vaja lõikepunktid leida, üks variant, et me joonistame joonised, joonise järgi vaatame, aga see joonis peab olema väga täpne. Ja kui joonis me ei tee, siis me moodustame süsteemi. See on nagu 2 lineaarvõrrandite süsteem. Ja selle lahendamiseks oli meil 2 varianti. Üks on liitmisvõte, teine on asendusvõte. Siin on mugavam asendusvõte teha sellepärast, et Y esimeses juba väljendatud läbi X. Me võtame see ja paneme Y asemel teise võrrandisse. X miinus 2 sulgudes 3x miinus 7 pluss 6 võrdub 0. Avame sulud. X miinus 6x pluss 14 pluss 6 võrdub 0. Miinus 5x võrdub miinus 20. Ma liitsin kokku 14 ja 6 ja panin teisele poole vastupidi märgiga. Nüüd viimane samm, ma jagan miinus 5-ga, x on 4. Selle x-i jaoks on vaja leida tema y, kuna meie eesmärk leida ju punkt ja punktil on alati 2 koordinaati x ja y. Y võrdub 3 korda 4 miinus 7. 12, siis on 5. Esimene punkt on 4, 5. Olgu see on punkt A. Seda tähitus me ise mõtleme. Võib olla ka mingi muu täht. Nüüd me koostame süsteem kasutades teine paar. Näiteks esimesena võiks olla sama, aga teine võrrand on siis 4x pluss 7y pluss 24 võrdub 0. Kasutame sama võtte, asendusvõtte. Pärast mingi ülesanne proovime ka liitmisvõttega teha. Näiteks järgmine. Kordame natukene. Kuidas seda tehakse? Avame sulud. X võrdub 1 ja Y 3 korda 1 miinus 7 miinus 4. Teine punkt on 1 miinus 4 B. No siin me võime proovida, võtame viimast paari, teine joon ja kolmas jooni me võime proovida liitmisvõttega teha. Liitmisvõtte põhimõte on selline, et me liidame mõlemad need võrrandid kokku nii, et üks täht kaob ära meil. Kuidas täht kaob ära, kui koefitsiendid on vastandarvud? Näiteks, kui siin on 4, siis siin peab olema x ees miinus 4. Või kui siin on miinus 2, siin on 7, siis siin on võimalik 14 teha. No see ei ole nii mugav nagu miinus 4, ehk me korrutame miinus 4-ga esimene võrrand. Me korrutame kõik koefitsiendid ehk miinus 4x pluss 8y miinus 24 võrdub 0. No 0 korda me korrutame ka miinus 4-ga, see on lihtsalt 0. Teine jääb samaks.
Nüüd me liidame kokku. X-id kaovad ära. Y-id liidame kokku. Ja vaba liige ka tegelikult siin kaob ära, kuna vastandarvud tulid. Ja siis meil on 15 y võrdub 0, jagame 15-ga, y võrdub 0. Y on leidnud, leiame x-i, paneme y asemel näiteks esimesse. Y asemel paneme seda 0 ja arvutame x-i. X miinus 2 korda 0 pluss 6 võrdub 0. X võrdub miinus 6, sest et 2 korda 0 on 0 ja 6 vastupidi märgiga tuleb teisele poole. Punkt C on miinus 6 ja 0. Ja meil tekkis selline kolmnurk. Ma siin lisan üks leht. Punktid on meil 4, 5, 1 miinus 4, miinus 6, 0. 4, 5, 1 miinus 4, miinus 6, 0. See oli siis A, B, C. Ehk meil tekkis selline, umbes selline kolmnurk. A, B, C. Tipud on A, B, C. Meie ülesanne veel leida AB, BC ja AC pikkused. Kuidas me leiame pikkused? AB pikkus, ruutjuur, 1 miinus 4 ruudus pluss miinus 4 miinus 5 ruudus, et me ühes punkti lahutame nagu teine punkt, koordinaatid x miinus x, y miinus y. Ja mul siin valemi ei ole, aga ma loodan, et te mäletate. See oli kursuse alguses. Arvutame. Siin on 36, jah? Ehk AB pikkus on 6 ühikut. Kui ma ei eksisin. No muidugi ma eksin. Milline 27? Ei ole 27. 9 ruudus on 81. Ehk on 90. No ja seda ma kalkulaatoriga võtan. See on ligikaudu 9,... 9,5. Küsimus oli täpsed, jah? Ma vaatan. Külge te täpsed pikkused. Mis see tähendab? Kui ma võtan praegu see ruutjuur, see ei ole siis täpne. Kuidas saab täpne teha? See ruutjuur 90 on juba täpne. Kes on natukene osavam, võib proovida esitada see 90 nagu 9 korda 10. 9-st võtta, 10-st ei. Siis on 3 ruutjuur 10. Kõige ilusam variant siin. Proovime samamoodi leida AC ja BC. Ma kirjutasin 10, mitte miinus 10 ruudus, sest et vahed ei ole tegelikult. Kas tuleb miinus või ei tule, see ruud ikka teeb nii, et miinust ei ole. 100 pluss 25. 125. Jällegi täpne vahe. Ehk ma esitan 125, see on 25 korda 5
25 ma võtan ruudu juurde, see on 5, aga teine 5 jääb siin ruudu juuremärgi all. Hästi, viimane külg. -6 -1. 0 -4. 7 ruudus pluss 4 ruudus. 49 pluss 16. 60. 5. 65. 65. ma ei tea, kuidas. Kui 5-ga jagada, see on 13. Kuidagi siin ei ole võimalik. Niimoodi osaliselt võtta. Ehk jätame 65 siis. Või ma ei näe midagi. No seda saab 5-ga ainult jagada ja 13-ga ja siin ei ole sellised. No see on siis lõppvastus. See ülesanne on ka tehtud. Liigume edasi. On antud 2 sirget, üks on sirge S ja teine on sirge T ja on vaja leida nurka sirgete vahel. See on päris keeruline ülesanne. Kus me teiega nurka arvutasime? Me arvutasime nurka vektorite vahel. Ehk et leida, ma teen joonise. Näiteks see on sirge S. Sirgel on võimalik teha niinimetatud sihevektor, et mingi vektor, mis on samasuguse sihiga nagu sirge S. Suund siin pole oluline, see nool võiks olla ka teistpidi. Ja sirge T, tal on ka oma sihivektor, mis pikkuse see vektor ka ei ole nagu tähtis. Aga nurk, mis on nende vektorite vahel, on sama suur nagu nurk sirgete vahel. Nurk vektorite vahel me oskame teiega arvutada. Oskame, jah. Meil oli kosinus phi. Siin mul ka valimi ei ole, võt see ei ole hea. Ma arvan, et see valem on päris tegelikult vajalik asi siin. Meil on vaja skalaarkorrutit teada, jah? Aga kõigepealt meil on vaja vektorit leida, sihivektorit. Leiame sihivektorit. Kuidas me leiame sihivektorit? Kui me võtame sirge F, me võime kasutada vektor AB ja vektor BA. No võtame vektor AB. Aha, tegelikult ma kirjutan praegu valemi. Ehk meil on siin üleval kahe vektori skalaarkorrutis. All on ühe vektori pikkus korda teise vektori pikkus. Ehk meil on vaja teada mõlema vektori koordinaadid. Leiame vektori S koordinaadid. Olgu see vektor S, siin on vahet ei ole, mis punktid me võtame. Kuna me teame 2 punkti, mis asuvad sirgel S, siis need punktid ongi vektori S alguspunkt ja lõpp-punkt. Arvutame vektori S koordinaadid. Kuidas see meil käis? Lõpust me lahutasime algus. No olgu B on lõpp, siin ka nii tähtis see ei ole, et
kindlasti peab olema B, ei pea. -1 -3. B miinus A ehk 5 ja ei ole 3, 2. Vektori S koordinaadid on 2, 5 ja 2. Tee sirgega on natukene keerulisem, kuna siin on antud ju võrrand. Kas me võime leida 2 punkti, mis asuvad sirgel T? Tegelikult, kuidas me punktid võtame? X me alati võtame peast. Me X võtame peast. No võtame 2 punkti, mis asuvad siin. Näiteks punkt C, mille X koordinaat on näiteks 2. Kui X koordinaat on 2, siis Y koordinaat me arvutame nii, et me X asemel siia paneme see 2. Ja arvutame Y. See on siis 1,5 korda 2 on 3 plus 1,5, see on 4,5. Ja olgu teine punkt M, siin on näiteks 1. Kui X on 1, siis 1,5 korda 1 plus 1,5 on 3. Niimoodi me saime 2 punkti. Iga ühel need võivad olla erinevad. Siin vahet ei ole. Võivad olla muud punktid, aga nüüd me võime arvutada vektori T koordinaatid. M on meil lõpp ehk lõpust lahutame algus. -1 ja -1,5. Nüüd on meil 2 vektorit olemas, leiame nurk vektorite vahel. Kasutame sama valem. 5 korda -1 pluss 2 korda -1,5. Ja all on vektori S pikkus korda vektori T pikkus. Natukene arvutame. Vist, jah. Ja. Kord 29 -8 ja ruutjuur 4,25. -8 9,7. Ja -0,8247. Kuidas me leiame kosinus ehk phi võrdub kosinus -1 sellest arvust. Sada 45,5 kraadi, jah? Oota, ma ka teen. Oi. Igal juhul ise ka. 34,44 kraadi. Ei ole?
Mina sain 145. Pluss. Ja. Asi on selles, et kui kaks sirget lõikuvad ja nende vahel tegelikult kaks nurka. Fi ja mingi veel, no näiteks alfa, ja? Üks on teras, teine on nüüri. Sina leidsid nüüri. Sinu kalkulaator miski pärast niimoodi arvutad. 180 miinus 145. Sorry. Ja. Et me võtame alati, kui on nüürinurk suurem kui 90 kraadi, siis me lahutame 180 miinus see nurk. Ja. 34,4 kraadi. Vot. Selline huvitav ülesanne. Et nurk on alati, saab vektoritega. Õpikus on olemas veel teine valem. Aga valimitega on selline probleem, et teil on vaja pähe õppida kõik valimid, mis te võtate. Ja kui te praegu kasutate need, et lahendada, siis pärast te peate seda õppima. Kas on mõtet õppida palju valimid või parem õppida üks ja teada, kuidas seda kasutada igal pool. Sest et õpikus on olemas läbi tangentsi, mina niimoodi ei õpeta. Mina pigem, et siis te õpete seda vektorite jaoks seda valimi ja sirgete jaoks sama valimi. Mina arvan, et see on mõistlikum natukene. Aga kui te leiate muu valimi... Milline see õige valem on, millest nüüd tuletama hakata kõiki neid? Sa mõtled, mis on teine valem? Jah, et kui sa ütled, et ühest valemist teha tuletada kõik valemid, et... Et kuidas see... Oota, ma siin leidsin. Aga kuna ma seda ei taha eriti teile anda, siis ma juba unustasin ära, kus see on. Kus ma nägin? Aga siin õpikus isegi ei ole, ma internetis nägin. Et seal on olemas, kui on teada kahe sirgete tõusud, need kaad, siis läbi seda kaasa oli üks valem. Tead, ma kirjutan endale, ma pärast panen seda kuskile. Ma panen seda siia. Tead, ma leian, lõikan ja panen siia. Praegu siin ei ole PDF-is, aga pärast tuleb siia. Ma internetis nägin. Ma arvasin, et õpikus. Aga on olemas veel läbi tangentsi, kus ei ole vaja need vektorid. Aga mina arvan, kuna vektorite jaoks niikuinii vaja seda valimi õppida, siis pigem teada seda loogikat, et tegelikult sirgel on olemas sihivektor, et vektor sama sihiga. Suund ei ole tähtis, pikkus ei ole tähtis, ainult siht. Samal nagu sirgel. Et see vektor nagu määrab seda sirget enamuses. Natukene veel on vaja teada ja siis saab koostada võrrandi tegelikult. Vot, no see on päris raske ülesanne. Kui on olemas eksamil selline küsimus, siis kindlasti teine osa. Me liigume nüüd edasi. No, see on natukene lihtsam nüüd. Leidke sirget y võrdub miinus 2x plus 4 tõus ja tõusu nurk. Nagu ma kirjutasin juba, sirge joone võrand on selline. K on tõus, B on algordinaat, selline nimetus, ja see tõus on ka seotud nurkaga, mis moodustab sirge X teljega. Ehk läbi seda tõusu saab alati leida nurka, mis moodustab seesama sirge X teljega. See ei ole seesama, mis oli eelmises kaks sirget oma vahel lõikusid, ja? Nende vahel nurka oli vaja leida. Aga nüüd on siis vaja leida nurk või tõusunurk. See alfa on tõusunurk. Alfa on nurk. No siin on juba selge, mis on K, ja? K on siin miinus 2. Kui K on negatiivne, siis sirge on langev. See tähendab, et kui me seda joonistame, siis ta ei tõusu nagu mul siin paremal, ta langeb. Ja see nurk, mis moodustatakse, on nüüri ja see on siin okei.
ja kui me kahe sirgete vahelist nurka leiame, siis seal me võtame kindlasti teravnurka, aga siin me võtame seesama nurk, mis on positiivse x-telje positiivse suunaga moodustatakse. Leiame alfa. Tangens alfa võrdub -2. Alfa võrdub tangens -1 arvust -2. Sada 16,6, jah? Saab ennast kontrollida nii, et kui K on negatiivne, siis alfa kindlasti nüüri. See on suurem kui 90 kraadi. Mul on siin, jah. Ehk siis langev nurk, jah? Ja, mõned kalkulaatorid nagu minu arvutab see nagu -63. Kui tuleb nurk miinusega, siis te peate leidma seda 180 miinus see nurk, mis tuli. Siis tuleb sama. Ehk negatiivne nurk me ei pane, jah? Mäletate, mis me õppisime tegelikult, mis on negatiivne nurk, jah? See on siis mitte, teises suunas liigutakse, et näiteks siin on negatiivne. Ja, aga seda meil ei ole vaja, meil on vaja just selle üleval. See ülesanne tehtud. Liigume edasi. Nüüd on 2 punkti antud ja sama küsimus. On vaja tõus ja tõusu nurk leida ja vastata küsimusele, kas sirge on tõusev või langev. Me kasutame seesama valem, mis me kasutasime esimeses ülesannes. Koostame võrrandi. Muidugi on olemas ka valem, ma kirjutan igal juhul, et see K, see on y2 miinus y1, x2 miinus x1. Et K on võimalik ka leida nii, kasutades lihtsalt punktide koordinaadid, me ei koosta terve võrrandi, me leiame ainult tõusu. Aga see on jällegi, see on uus valem ja kas õppida seda eraldi või siis õppida ainult valem, kus me koostame võrrandi, kasutades 2 punkti sirge võrrandi. Ma ei tea, kuidas teile mugavam. Te võite kasutada see valem, mis ma kirjutasin, või see, mis oli alguses esimeses ülesandes. Mina soovitan seda esimest. Siis te õpite juba, kuidas koostada võrrandi ja läbi võrrandi leida tõusu. Teeme nii. Harjutame veel kord seda võrrandi koostamine. X miinus -1, 3 miinus -1 võrdub y miinus 3 miinus 2 miinus 3. X pluss 1 jagatud 4-ga, y miinus 3 jagatud miinus 5-ga. Üks variant siin risti korrutada. Pärast 4-ga jagame. Avame suurt. Me eesmärk kirjutada niimoodi, et y jääb üksinda vasakul ilma koefitsiendita. Kõik ülejäänud numbrid on teisel pool. Ma vahetan praegu pooled. 4y kirjutan vasakule. Miinus 5x miinus 5 pluss 12 teisel pool. Mina nagu panin miinus 12. Viisin teisele poole ja vahetasin pooled lihtsalt. Siis ei ole vaja kõik need märgid muuta. Vähem vigu tuleb. Aga te võite teha nii, nagu te olete harjunud. Jagame kõik 4-ga. Y võrdub miinus 5/4 x pluss 7/4.
me saime tõusu. Tõus on see koefitsient, mis seisab x eest tingimusel, et y on vasakul üksinda, ilma koefitsiendita. K võrdub miinus 5/4, see on 1,2. Tangens alfa võrdub miinus 1,2, jah. Võtame. Peab olema 129,8. On nii? Ma sain 0,9, aga jah. No ja, see on juba ja. See ei ole nii tähtis, jah. See on jälle langev. No see on näha juba sellest, et K on negatiivne. Sirge on langev, siis nurk tuleb suurem kui 90 kraadi. Seda analüütikat kindlasti teete enda jaoks, ja, et kõik need asjad on seotud oma vahel. Võtame edasi. Nüüd on antud sirge tõus ja üks punkt, mis asub sirge peal. Kuna kõige põhiline sirge võrand on ikka selline, siis me teame, kus K seisab. Asendame K 2-ga. Meil on tegelikult üks küsimus siin, millega võrdub B, siis on võrand koostatud, jah. Mis on antud veel? On antud punkt. -9,12 koordinaadid. Me x asemel praegu paneme -9 ja 12 me paneme y asemel. Ja me siis saame arvutada B. 12 võrdub 2 korda -9 pluss B. B võrdub 12 pluss 18 ehk 30. Ma korrutasin 2 ja 9, see on -18 ja panin teisele poole. Siis sirge võrand on 2x, y võrdub 2x pluss 30. See on tehtud. Kas see sirge on langev või tõusev? See on juba tõusev, kuna K on positiivne. Ja? No siin nurka keegi ei küsinud, siis me K ei arvuta. Eelmised 2 ülesandet harjutasime seda. Järgmine. Mul on siin, siin pole näha, ma kohe natukene siin parandan. Kõiges arvutis, siin ei saa seda liikuda. Pärast. Seitsmes ülesanne, sirge tõusu nurk alfa on antud ja alkoordinaat B on antud. On vaja leida sirge võrandi. Kuna tõus ja tõusu nurk on omavahel seotud, ja, siis me leiame K läbi alfa. Me lihtsalt arvutame tangens 25 kraadi. On 0,46, ma sain, jah? 47. On nii? Jah. Siis y võrdub 0,46x miinus 1. No seal pluss b ise miinus 1 ehk selline. No sellised lühikesed ülesanded siin.
Edasi. Nüüd leiame sirgete vastastikune asend. Olid kolm varianti. Sirged lõikuvad. Kuidas lõikepunkti leida, me juba natukene harjutasime täna. Me koostame süsteemi ja siis arvutame seda punkti. Kui seda punkti me ei leia, siis on kaks varianti. Kas lahendid seal süsteemis puuduvad, siis need sirged on paralleelsed ja need sirged võib olla ühtivad. Siis, kui me lahendame süsteemi, me saame, et lõpmatuseni palju lahendid seal. No proovime punkt A. Koostame süsteemi. Süsteemi lahendamise jaoks on meil kaks varianti olnud. See on huvitav, siin ei ole X-i. See tähendab, et me eraldi need lahendame. Y võrdub 4/3 või 1 ja 1/3. Kuidas näeb välja see joon? Y võrdub 1 ja 1/3. Kas te teate? Kas seda võimalik joonistada või see ei ole üldse joon? See on tegelikult võimalik joonistada. Ja see on horisontaalne joon, et kui me võtame koordinaatelestik, leiame siin 1 ja 1/3, siis see joon on selline. Võtame see teine joon. Y võrdub -9/4 ehk -2 ja 1/4. See joon asub seal, kus on -2,25. No me näeme, et need jooned on paralleelsed. Need jooned on paralleelsed. Siin ei ole ühtegi punkti ühist. Punkt B. Oli meil kaks varianti, liitmisvõte, asendusvõte. Ma arvan, et siin on mõistlikum teha liitmisvõttega. Ma pakun, et me esimene võrrand korrutame 3 läbi. No 0 teisel pool ma ka korrutasin 3, aga see on 0. Teine võrrand jääb samaks. Ja kui me liidame, mis me saame? Me saame vasakul pool 0, kuna siin on kõik vastandarvud. 3x miinus 3x on 0, miinus 6y pluss 6y on 0, pluss 9 miinus 9 on 0. Ehk 0 võrdub 0. See tähendab, et siin on lõpmatuseni palju lahendid ja need sirged ühtivad. Ühtivad nagu üks sirge, jah? No ja C. Siin on mõistlikum kasutada asendusvõtte. X võrdub -1. Siin me isegi mitte asendame. Me leidsime juba X. Me peame veel Y leidma, et
võtame teine võrrand ja paneme x asemel -1. Jagame 2-ga, y võrdub 0,5. Ehk me saime teiega punkti. -1 ja 0,5. Kui punkt on leidnud, see tähendab, et need jooned omavahel lõikuvad. Ei pea alati olema nii, et võrrandis on x ja y, jah? Võib olla ainult y, nagu esimeses A-s oli, võib olla ainult x, see esimene, jah? Kui me hakkame joonistama seda esimest, näiteks tahame seda joonistada, seda, jah? Kuidas see näeb välja siis? Me võtame x-teljel -1 ja tõmbame vertikaalne joon, see on x võrdub -1. Ehk x võrdub mingi arv, see on vertikaalne joon ja y võrdub mingi arv, see on horisontaalne joon, seda kõik võimalik joonistada. Liigume edasi. Jälle mul siin natukene ülespool. Leidke võrrand sirgele, mis on paralleelne sirgega ja läbib punkti. Ja? Paralleelsed sirged. Siin on mul ka mõned sellised tunnused, ütleme nii, et kui sirged on paralleelsed, siis nende tõusud on samasugused. No näiteks ma toon näide. Näiteks annan teile 3 sirged. 2x plus 3 miinus 2x miinus 3 0,5x miinus 1 ja 2x miinus 1. Millised need sirged, neist on paralleelsed? Kohe saab öelda, midagi arvutada ei ole vaja, et kui kaad on samad, tõusud on samad, siis sirged on paralleelsed. Ehk siin paralleelsed, ma tahtsin esimene, teine, kolmas, neljas. Paralleelsed on esimene ja neljas. Aga kui sirged lõikuvad, siis neil on ka üks eriline asend, et nad võivad olla risti. Ja selle, kui ristuvad sirged, siis nende tõusud, kui me korrutame, siis me saame -1. See on ka selline tunnus. Siin on olemas mul 2 sirged, mis on omavahel risti. Proovige aru saada, millised. Kui me kaad korrutame omavahel, siis me saame arvu -1. Teine ja kolmas siis, jah? Jah, teine ja kolmas. Ehk see paralleelsus ja kui sirged risti, me võime ka tegelikult arvutada, leida, kui me teame need tunnused. Siin on küsimus, et paralleelne sirgega 5x miinus 3y plus 9 võrdub 0. Kõigepealt proovime selle sirge tõusu leida. Siis meie sirge, mis me peame leidma, tõus on sama. Kuidas me tõus leiame? Me peame niimoodi tegema, et meil on y üksinda ja ilma koefitsiendita vasakul pool. Siis see arv, mis on x ees, see on tõus. Jagame -3-ga, y võrdub 5/3 x. See läks mul. Pluss 3. Ja. See 5/3 ongi ka või siis 1 ja 2/3.
Meie uue sirge, mis me peame leidma. Võrrand on praegu selline. 1 ja 2/3 x pluss mingi algkoordinaat b. Me seda b-d veel ei tea. Ja b proovime siis leida, kasutades seda punkti b, mis on antud. Me paneme x asemel 0 ja y asemel 4 ja arvutame b. 4 võrdub 1 ja 2/3 korda 0 pluss b. Siit on hästi näha, et b on 4. Ehk sirge võrrand on 1 ja 2/3 x pluss 4. See on meie vastus. Mõnikord võiks olla selline ülesanne, kus on antud, et leidke antud sirgega riistuva sirge võrrand, mis läbib punkti näiteks. Siis te kasutate see teine tingimus, et kaad oma vahel peavad -1 andma. Kui siin küsimusi pole, me liigume edasi. Me vist ilusasti kõik jõuame täna. Tegelikult mul tuli 2 ülesandet ainult. Jah. Jälle ma ei näe. Nüüd natukene ringjoonega töötame. Ringjoone võrrand on mul antud siin võrrand. See. Ja siin on natukene seletus, et ringjoonel on 2 tähtis asja, mis vahe teada ringjoonel. See on, no olgu see on ringjoon, see on punkt O, mis on selle ringjoone keskpunkt ja raadius R. Vot selle O koordinaadid ongi A ja B, mis on võrrandis ja R on raadius. Raadius kohe aga. Meil on antud siin, see ei ole väga lihtne ülesanne, see on selline keskmine, kuna siin ei ole antud keskpunkt ja siin ei ole antud raadiust, siin on antud diameter. Mis on diameter? Ma teen joonise. Diameter on selline lõik, mis läbib ringjoone keskpunkti ja ühendab 2 ringjoone punkti. See on punkt A, see on punkt B. Kus siis asub punkt O? Kas me oskame seda leida? Meil on vaja teada tegelikult, kus on ringjoone keskpunkt, selle punkti koordinaadid ja selle ringjoone raadius. Kõigepealt tegeleme selle O-ga, kuna ta asub täpselt keskel. Kuidas me leiame seda punkti? Vektori pikkuse arvutame, jah? No, meil ei ole vaja isegi vektorit siin. See on lihtsalt lõigu keskpunkt. Pooleks jagame, jah? Kuidas seal oli? Kes mäletab valemi? Oli vaja liita või lahutada otspunktide koordinaadid. On ju? Lõigu pikkus, lõigu keskpunkti koordinaadid. Ma vaatan igal juhul. Liidame, jah? Me liidame. Ma siis vormistan nii. Me liidame X koordinaadid, jagame 2 ja liidame Y koordinaadid, jagame 2. Siin ei ole vaja võrdusmärgi. Kui me punkti koordinaadid kirjutame, siis me võrdusmärgi ei pane. 0 ja siin on -6. See on selle ringjoone keskpunkt. Siis A on 0, B on -6, aga meil on vaja veel raadius teada. Ja raadius on kas OB või OA või AO. Siin vahet ei ole, me ei tee isegi vektorid. Meil on vaja ainult lõigu pikkus. Me täna juba sellega tegelesime natukene. No näiteks võtame R, see on OB pikkune. Saab samamoodi olla BO või
AO või OA, jah, need on samad. Üks koordinaatruudus, mitte üks, vabandust, see ei ole ju vektor. jah. B on lõpp, no lahutame lõpust, jah. 0 miinus 0 ruudus pluss 5 miinus 6 ruudus. Kas õigesti mul? Ma igal juhul vaatan. Jah, peab olema õigesti. B miinus O. 0 ruudus pluss 11 ruudus. See on 11 ruudus ehk ruudjuur 11 ruudus on 11. R on 11. Koostame võrrandi. X miinus 0 ruudus pluss y miinus 6 ruudus võrdub 11 ruudus. Siis x ruudus y pluss 6 ruudus võrdub 121. Me jätame nii, me ei tee sulud lahti. See ongi ringjoon, mille diameeter on AB. No või ringjoonega mul rohkem siin pole. Vaatame. Kui kordamisülesanded tulevad, siis ma mõned panen. Aga kui tekivad küsimused, siis alati küsida abi võib. No ja viimane täna. On vaja leida lõikepunktid. On antud 2 joont. Loodan, et on selge, et see on sirge ja see on parabool. Parabool me teiega õppisime vist, millal me, kas eelmine aasta õppisime ikka parabooli, kuidas joonistada, jah? Ja, no seal materjal, kui on avatud, siis seal on olemas, kuidas joonistada. Me seda joonistame kindlasti pärast, aga kõigepealt lõikepunktid. Et reegel on alati sama. Kui kahe joonte lõikepunktid vaja leida, siis me moodustame süsteemi. Ja süsteemis on üks joon ja teine joon mõlemad, jah? Kuna üks on meil lineaar, teine mitte, teine on ruud, siis me ei saa kasutada liitmisvõtte. Me võime kasutada ainult asendusvõtte ja me asendame teiega nii, et kuna teises y on juba väljendatud läbi x, siis me võtame seda miinus x ruudus pluss 4x ja asendame y asemel esimesse. Vot nii. Avame sulud. Me saime ruutvõrrandi. Lahendame seda lõpuni, leiame, no kes tahab kirjutab, kes oskab teistmoodi, siis omamoodi saab lahendada. Minu jaoks siin põhiline, et see ei võta pool tundi aega. Seda vaja päris kiiresti teha. Kuusteist on D, x1 on 2 pluss 4. Siin. Kolm.
2 miinus 4 jagatud 2 on miinus 1. Ehk 2 punkti x koordinaadid ma leidsin, need on 3 ja miinus 1. Iga x-i jaoks on vaja tema y, ja? Nad on alati paaris, kuna punktiga tegemist. Leeme y1. Tegelikult mul siin seda koordinaateljestikku pole vaja. Ja ma seda y1 leian siin. Ma võtan teine võrrand ja panen x-i asemel 3. Esimene paar on siis 3, 3. See on esimene lõikepunkt. Teine punkt. X koordinaat on miinus 1. Paneme seda. Leidsin, et see on miinus 5. Siis miinus 1, miinus 5. Teine. See ei pea olema esimene teine, selles mõttes, et me niimoodi leidsime, jah? Lõikepunkt. Esimene pool tehtud, lõikepunktid leidnud, me nüüd peame joonist tegema. Joonis me teeme nii, et mul on teine leht siin. Mina proovin seda kopeerida ja panna siia. Aha, väga hea. Siis mul on need andmed. Üks joon on sirgejoon. Teine on parabool. Erinevad reeglid, kuidas me joonistame need jooned. Kuidas me joonistame sirgejoon? See on natukene lihtsam. Me tegelikult peame 2 punkti teadma. Ja? Punktid me võtame niimoodi, et me x võtame peast, täiesti peast, ja y arvutame. Näiteks, kui ma võtan, et x võtta näiteks 0, siis y on siin miinus 3. Ma lihtsalt siit arvutasin. Aga tegelikult siin me leidsime teiega punktid, lõikamispunktid. See tähendab, et meie sirge läbib need 2 punkti. Kas on meil mõtet võtta mingid muud ja joonistada sirge läbi neid punkti või me võtame need? Mina arvan, et me võime need võtta. 3, 3, miinus 1, miinus 5. Panen need. Sirge jaoks ma võtsin juba need punktid, mis on arvutatud, või vabalt saab ka uued võtta. No, kui nad on rohelised siin. 1 punkt. Teine punkt. Ja sirgejoon on siis, võtin kahju, et ei ole meil siin nagu joonlauda, me ei saa siin ilusasti joonistada sirged. No olgu selline. See on siis 2x miinus y miinus 3 võrdub 0. Üldkujul saab ka kirjutada, kus y on ühel pool ja ülejäänud teisel pool, kui niimoodi mugav. Aga niimoodi saab ka. See tegelikult nimetatakse üldvõrandiks, aga saab selle teise võrandiga ka hakkama, kui y võrdub ka, teate, et y võrdub ka x plus b, see on sirge, see on juba piisav tegelikult. Parabool. Parabooli jaoks on lugu keerulisem, kuidas me seda joonistame. Me peame teadma nullkohad, leiame need. Parabool. Lahendame kõigepealt ruutvõrandi. Kes oskab läbi diskriminanti, siis teeb läbi diskriminanti, aga kuna see on mitte täielik ruutvõrand, siis me võime teha ka teistmoodi. Ma võtan praegu x sulgude ette. Sulgudes jäi miinus x plus 4. Esimene x on 0, kuna siin tekkis korrutis, ma kunagi seda seletasin.
et kordis võrdub 0, siis ja ainult siis, kui üks kordajatest on 0. Ehk võib olla see kordaja esimene kordaja on 0, aga võib olla ka teine. Ja siis see teine miinus x pluss 4 võrdub 0, miinus x võrdub miinus 4, x2 võrdub 4. 0 ja 4 on meie nullkohad. Ma kasutan nüüd punast värvi. 0, 4. Siin meie parabool lõikab x-telg. Peame ka teadma, kuhu suunatud parabooli haarud. On kaks varianti. Need on suunatud allapoole ja teine variant, need on suunatud ülespoole. Mis variant meil on? Millest see sõltub? Kuidas me seda näeme? See sõltub sellest koefitsiendist, mis seisab x ruudu ees. See on koefitsient A ja kui A on positiivne, siis haarad on suunatud ülespoole. Kui A on negatiivne, siis haarad on suunatud allapoole. Meie haarad on suunatud allapoole. See tähendab, et meie parabool kuidagi niimoodi läheb. Aga kui kõrgele see läheb, me peame leidma parabooli haripunkt. Parabooli haripunkt x-koordinaat asub täpselt 0 kohtade keskel. Me võime seda kasutada või siis. No see keskpunkt on siis, see x-koordinaat on 2, ja? Või kui seda me ei meeldi meile kasutada või me ei tea sellest midagi, siis me võime kasutada ka haripunkti koordinaatid on xh ja yh. Ja xh leitakse miinus b jagatud 2a-ga valimiga. See on siis miinus 4. See on 2. Sama, ja? Ja yh me leiame. Yh me leiame, kui me võtame selle valimi, mis on antud, see on ruutfunktsioon, ja x paneme, x asemel paneme 2, arvutame y. Alati y arvutatakse läbi x, ja? Miinus 2 ruutus, 4 korda 2. Ehk vaatame praegu, kui kõrgele see läheb. Mitte väga kõrgele. Haripunkt on siis 2 ja 4. Meie haripunkt asub siin. Millised punktid me veel teame? Me teame seda punkti ja seda punkti. Ja kuna see on parabooli jaoks sümmeetria telg, ja? Ma ei tea, kas seda ei ole vaja isegi joonistada, ma teie jaoks seda teen. Siis kõik meie punktid on tegelikult sümmeetrilised. Nii. Et parabool on selline, ilus parabool. Kirjutan teile siin igal juhul, kui te tahate ennast kontrollida, midagi vaja, mingit graafikut joonistada, siis kasutage internetis desmos.com. See on graafikakalkulaator, väga mugav kasutada, saab kõik graafikut joonistada, ringjoon, parabool, sirge ja vaadata, kuidas läheb ja nii edasi, ennast saab niimoodi kontrollida.